Hawaii Express pakub Tartu rulluisumaratoni eelselt lastele võimalust uusi uisuteadmisi omandada rulluisukoolides, mis toimuvad Tartus ja Tallinnas. Kuidas on möödunud esimene koolituspäev siin Tartus Lõunakeskuse parklas? No esimesel päeval sõitjaid on palju, lapsi on palju, kõik on väga huvitatud. Eriti just siuke, nagu ikka lastele, et tahavad ikka kiiremini, tahaks kiiremini sõita. Samas siukest pidurdamist, pööramist, kõike sellist sõitu saab nagu õpetada ja päike paistab, ilm on ilus, vihma ei ole, seega on kõik on väga hea. Kas saab välja tuua, millised teemad lastele enim huvi pakuvad? No, nagu ma just ütlesin, et kiirus, et kõik tahavad kiiresti sõita, et just siuke edasi ja pidama nagu väga alguses keegi ei taha saada, aga siis kui hakkad pidurdamisest rääkima, siis pidurdamine on ikkagi ka nagu huvipakkuv asi. No. Ja eks ma puudutan üldiselt kõiki siukesi natukene siukesi elementaarseid teemasid, et uisuasend, kuidas püsti saada, kuidas liikuma saada, kuidas pidama saada, et kõik siuke elementaarne asi. Millised on sellised treeneri kiired näpunäited uisutavatele lastele? Kindlasti kiiver pähe. Enne kui uisud jalga paned, siis pane kiiver pähe. Kui sõitma hakkad, siis proovi olla põlvest natuke all, et ära seisa nagu tikksirgelt. Lapsevanemale nii palju, ära hoia lapsel käest kinni. Et laps kaotab oma tasakaalu ära ja uisutada on hästi raske. Ja et kui võimalusel, siis kaitsmed peale. Põlv, küünarnukk, kiiver kindlasti. Ega rohkem midagi ei ole. Rõõmsat meelt ja head sõitu. Kui nüüd on veel lapsi, kes sellel nädalavahetusel Tartus või Tallinnas Hawaii Expressi rulluisukooli ei jõua, kuid siiski sooviksid treeneri näpunäiteid saada enne rulluisumaratoni, et kas neil on selleks veel võimalus? Jah, laupäeval kell 2 enne maratoni saavad kõik veel tulla. Teeme väikse koolituse, kordame kõik asjad üle, enne kui sõitma minnakse ja veel on võimalus õppida. Ja kõik, kes juba käinud on, need võiks nagu ikkagi nädal aega veel harjutada. Ja kui võimalus, siis ka laupäeval uuesti tulla, et kunagi kui harjutamine mööda külgi maha ei jookse ja arvan, et tuleme vaid kasuks. Suur tänu! Näite joone peal on jube hea, et tõesti peal. Läheb üks valge joon. Esimene asi on see, et te saate endale väike soo. Siis te võtate selle uisuasendi, mis teil on. Sellise asendi. Ja te üritate otse mööda joont sõita, et ei kalduks ühele poole, ei kalduks teisele poole. Et põhimõtteliselt asi käib siis niimoodi. Kui te sõidate siin,